Tead, peame tunnistama, et me tuulasime natuke su kodulehel ja seal oli kirjas, et sa olid pöörane teismeline. Lõpuks ma töötasin selles mingi 6 aastat ja siis ma teadsin juba liiga palju asju ja viimasel suvel mind enam ei võetud, sellepärast et mul oli hästi teada, kus võib rahulikult trummi juua ja nagu peaks tööle keskenduma. Ohtlik töötaja. Kui inimene saab aru, et ta ei oska nagu ei arvutada ega eesti keelt, ehk siis nagu põhimõtteliselt mitte midagi, siis ta hakkab õpetajaks. Tšau, mina olen Kristina. Ja mina olen Laura. Ja meie räägime tööst, aga mitte sellest tööst, mida inimesed teevad ainult sellepärast, et palka saada, vaid sellest tööst, mida nad päriselt teha tahavad. Ja need inimesed on karjäärimudijad, sest nad mudivad oma tööteekonda nii, et teha seda, mida armastavad. Ja täna meil on külas inimene, kes on läbi põimunud käsitööst, ilmselt võib nii öelda. Tšau, Anna. Tšau. No me alustame kohe töövestlusega, nagu kõigi teistegagi. Ega siin nalja ei ole, kohe asja juurde. Väga õige. Nii et ma tulistan sulle küsimused ja sa vasta kohe, mis pähe tuleb. Kuidas teenisid oma esimese palga? Koristajana. Ma töötasin Vembu-Tembumaal, mu vanaema töötas seal ja ma olin vist mingi 13 või 12 ja kuna meil oli üliigav suvel, siis me käisime vanaemaga kaasas ja ta oli välikoristaja ja siis me töötasime mõega seal mingi 2 suve koristajana ja siis pärast me karjäär läks edasi, ma olin seal vetelpäästja, rajatüdruk, burgerimeister, kõik sellest asjad. Tundub lõbus töö, said seal vahepeal batuudi peal hüpata ja... Ja lõpuks ma töötasin selles mingi 6 aastat ja siis ma teadsin juba liiga palju asju ja viimasel suvel mind enam ei võetud, sellepärast et mul oli hästi teada, kus võib rahulikult trummi juua ja nagu peaks tööle keskenduma. Ohtlik töötaja. Nii, kelleks sa väiksena saada tahtsid? Ma tahtsin saada sisearhitektiks. Kui ma sain aru, et ma ei oska arvutada, siis ma otsustasin, et davai, ma hakkan tegelikult ajakirjanikuks. Siis ma sain aru, et mu eesti keel on ülikohutav grammatiline eesti keel ja siis, kui inimene saab aru, et ta ei oska nagu ei arvutada ega eesti keelt, ehk siis nagu põhimõtteliselt mitte midagi, siis ta hakkab õpetajaks. Mis on sinu tugevaim iseloomu omadus? Võib-olla see, et ma teen kogu aeg nalja või omast arust üritan teha siuke positiivsus, et ükskõik kui negatiivne see asi ei oleks, siis vahepeal isegi nagu liiga kohatud naljad, liiga nagu morbiidsesse selles, aga mul tuleb ikkagi mingi nali, millega siis nagu sellist positiivset joont hoida. Ja mis on sinu supervõime? Lõuna und magada, ehk siis teha nagu 24 tunni jooksul 2 tööpäeva, siis ma magan vahepeal ja siis ma saan uuesti tegeleda mingite asjadega, mis mulle veel meeldib. Mis tööd teeksid tasuta? Ma teen praegu väga paljusid töid tasuta. Tegelikult mul on oma elus üldse üsna palju nagu, kui mitte nagu täiesti tasuta, siis üsna väikese palga eest töötanud, näiteks ma töötasin kunagi Humanos, mis oli minu nagu unistuste töökoht, sest sai kogu aeg nende kaltsuka riiete vahel olla ja kogu see palk põhimõtteliselt läks nendesse riietusse tagasi. Aga mulle väga meeldib tegelikult viimasel ajal, ma hakkan mõtlema fotograafia, mis on tegelikult selle käsitöö nagu taga ka või nagu, et ma ise ei ole seda niivõrd nagu teadvustanud endale, aga tegelikult see on kogu aeg kaasas käinud minuga ja kõik sellised videomeediumid, mida ma üritan, ma just postitasin oma esimese YouTube video mingi eelmisel nädalal vist, ehk siis nagu ma üritan ise õppida seda ja põhimõtteliselt see, mis ma praegu kõik teen, et see ongi nagu tasuta töö nii-öelda mingite juhendite koostamine ja selline asi. Ja kui sa praegu ei tegeleks käsitööga, siis millega sa tegeleksid? Võib-olla olekski selline fotograafia või mingi videomeedium ka, mis mind huvitab. Aga tulles nüüd tagasi sinu lapsepõlve kooliaja juurde, no sa mainisid, et siis oli ka idee, et nagu õpetajaks minna juba. Aga see käsitöö, millal see sinuni jõudis? No tegelikult ma olen väiksest saadik hästi palju käsitööd teinud. Kui teised mängisid barbidega, siis ma mängisin ka, aga ma olin alati õmblusbarbi. Ja siis, ise ma muidugi aru ei saanud, et nagu, et see on midagi imelikku, vaid see oligi niimoodi, et teised seal nagu mängisid seal majades ja siis ma olin mingi, et ma olen enda toas, et tulge koputage mu korteri uksele, kui nagu vaja midagi tellida ja siis mul oli see barbi, kes tuli, võttis tellimuse vastu ja siis ma nagu õmblesin neid riideid seal või tekikotti või mida iganes vaja oli. Ja siis nagu kuni gümnaasiumini välja, mul on kogu aeg meeldinud igast asju teha, mu esimesed nagu mööbleseme, mis ma tegin, on nagu papist. Ma lihtsalt ei kujutate, kus mu ema suutis ära taluda, et mul oli mingi pool elamist, mingi papist mööblit täis, sest ma lihtsalt selle maalriteibiga ja papiga ühendasin, tegin mingid riiuleid ja värke seal. Aga tegelikult
ma nägin, et mu ümber on hästi palju inimesi, kellel on mingi konkreetne hobi ja siis ma mingi, miks mulle hobused ei meeldi, on ju, nagu kõikidele meeldivad hobused, nad teavad, et tahan mingi ratsunikuks hakata. Miks mul ei ole mingi varba vahel hästi kõik ujuvad ja mingi ülihead sportlased ja mis see minu nagu ting on, et ma ei tea mitte midagi, mis mulle meeldib. Ja siis ühel hetkel nagu tuli välja, et nagu inimesed küsivad mingi, mis sa õmblesid selle asja ise endale just mingi, jaa, et nagu teie teete ka niimoodi, siis nad mingi ei, meil ei ole kodus õmblusmasinat ja ma olin nii ameis, sest ma arvasin, et see on nagu, et me kõik sööme õhtust, aga me ei fleksi sellega nagu, et mingi, ma sõin eile õhtust, et see on nagu siuke normaalne asi, millega kõik tegelevad ja siis ma ei mäleta, kas see oli mingi 11. klass, kui ma sain aru, et mingi et võib-olla see ongi kogu aeg minu see miski olnud, aga mulle tundus see nagu normaalsus, nii ma ei tajunud üldse, et see mu erihuvi on ja mu vanemad ka ei öelnud mulle, ma ei tea, kas nende meelest see tundus ka nii normaalne. Tead, peame tunnistama, et me tuulasime natuke su kodulehel ja seal oli kirjas, et sa olid pöörane teismeline. Kuidas sa siis pöörase teismisena nagu nii rahuliku asja juurde nagu käsitöö jõudsid? Ja võib-olla see ruuminäide, millest ma alguses rääkisin, võtab kõik selle teise hästi kokku. Kuidas need kaks asja kokku käivad? Jaa, aga võib-olla see oligi see, et ma tegelesin nii rahuliku asjaga, siis vahepeal ma tundsin, et peab ikka hulluga panema ja nagu uksed paukusid ja ma ei saanud üldse nagu oma emast aru, mu suurim soov oli, et mu vanemad lahku läheksid ja mu isa on nii normaalne ja umbes ema on mingi täielik mingi psühho lihtsalt, on ju, tšau emps lihtsalt praegu. Ja hetkel ma saan oma emaga nagu üliõiesti läbi ja aga noh, olid sellised ajad lihtsalt. Aga minnes edasi nüüd haridusteega, et mis sa õppinud oled? Ma 6 klassi lõpetasin Kurtna koolis, ehk siis see kool, kus ma praegu ka ise õpetan, nii et just minu klassi, ma olen klassijuhataja ka Kurtna koolis ja minu klassi õpilased ka said aru, et ma olen Kurtna kooli ekspert, sellepärast et ma olen Kurtnas käinud lasteaias, siis ma olen käinud koolis, siis ma olen olnud Kurtna kooli koristaja. See koristamise ametikoht on mul väga lai, ma olen väga mitmest erinevast ettevõttes koristajana töötanud. Siis ma olen Kurtna koolis õpetaja, siis ma olen seal lasteaia lapsevanem ja siis ma olen seal kooli lapsevanem. Nii et ainuke nagu töökoht, kus ma veel olnud ei ole, on direktor, nii et Kurtna kooli direktor võib nagu valmis olla. Ja kui ma 6 klassi seal ära lõpetasin, siis tegelikult kõik õpilased meie klassis peaaegu läksid Saku kooli, sest see on kõige lähem kool, mis seal on ja mina läksin ka ja siis ma lõpetasin seal 9 klassi ja tegelikult ma tahtsin peale seda minna hullult kutsekooli, sest nagu mulle meeldis asju nagu ise teha ja siis mind nagu üldse, ma lõpetasin vist küll 5 kõigiga, 9, aga mind nagu üldse ei huvitanud selline akadeemiline maastik, aga ma olin oma sõprade poolt nii mõjutatud, et ema-isa mul olid ka mingi, mina muidugi kutsekooli, mu isa on traktorist ja ema on ka õpetaja, nii nad on nagu hästi sellised käelised inimesed ja nad täiega toetasid seda, aga mu sõbrad olid mingi, ei Anna, et sa oled nii tark umbes, et sa pead ikka tulema gümnaasiumisse. Ja siis ma sain nii mõjutatud, et ma siis läksin gümnaasiumisse, lõpetasin Saku gümnaasiumi hõbemedaliga ja nagu ma juba ütlesin, ma tahtsin saada tegelikult arhitektiks ja ajakirjanikuks, aga siis ma sain aru, et mingi et ikka vist ei saa niimoodi nagu vähemalt heaks nendel elukutsetel. Ja siis ma otsustasin, et ma avastasin, et nüüd käsitöö ikkagi meeldib mulle ja ma lähen käsitööõpetajaks. Nii et siis ma läksingi Tallinna Ülikooli käsitöö ja kodunduse erialale ja peale 3 aastat läksin siis 8 aastaks käsitöö ja kodunduse õpetaja erialale, mille ma lõpetasin cum laudega. Wow. Selles mõttes väga ikkagi nii-öelda, kuidas ma ütlen, lapsepõlv on ikkagi sinuga kaasa tulnud, et tulnud need unistused ja võib-olla sellised, kuidas öelda, võib-olla ägedamad eesmärgid, et ikka sisekujundaja või mingid arhitektid on, et kõlavad nii uhkete nimedena, et õpetaja amet, ma ei tea, ilmselt sa tulid ka veel sellest ajast, kus nagu ei olnud see nagu popp, et mul on tunne, et nüüd see nagu hakkab jälle tagasi minema, et on popp-kooli minna, aga kas sa tundsid ka sel hetkel, et et umbes, et see on nüüd nagu see nii-öelda halb valik lihtsalt, mis alles jäi või nagu mis emotsioonid sul sel hetkel olid? Pigem mind ikkagi täiega kõnetas, nagu ma olen alati, ma vaatan positiivset poolt ja mind kõnetas hästi palju see, ma saan erinevaid käsitöötehnoloogiaid proovida ja see haridusteaduste magister, see õpetab hästi palju seda, milline inimene on, nii et ma nagu mõtlesingi, ma saan selle kaudu, seda läheb igas tööalal vaja, mida ma iganes tahan, pluss see tundus ka hästi selline turvaline valik, et kui ma valin õpetaja eriala, et õpetajaid on alati vaja ja et ma võin ükskõik mida teha, aga ma tean, et mul on back-up'is mingi asi, et kuhu ma saan nagu alati minna. Fun fact, et mu elukaaslane on politseinikuks õppinud üldse, nii et ta ei tööta hetkel sellel erialal, aga tal on samamoodi, et nagu politseinikku läheb riigil alati vaja ja et selles mõttes on hästi nagu turvaline ja mõnus selline tausta teadmine.
aga mul meenub veel, et kui ma gümnaasiumi lõpus, mul avanes selline võimalus, et ma sain hõbemedalistide eest siis pidada Estonia laval kõne ja seal ma rääkisin sellest, et kuidas turvafirma juhiks ei minda nagu õppima minorisse turvafirma juhiks, vaid sa arened sealt alt kuskilt, hakkadki nagu turvatööliseks ja siis sa saad nagu heaks turvafirma juhiks, sest sa tead täpselt nagu, mis sellel raku tasandil seal juhtub ja siis sa mõistad nagu tulevikus juhina ka oma alluvaid palju paremini ja oskad nagu suhestuda nendega. Nii et et võib-olla nagu sellel hetkel, kui mina gümnaasiumi lõpetasin, oligi hästi popp minna mingiks juhiks õppima ja mingi ärijuhtimist ja ärikorraldust ja siis ma tundsin ka, et võib-olla isegi kui ma tahan mingi juht olla, aga mul on vaja kõike nagu raku tasandilt teada või ma tahan teada saada neid asju. Igal juhul väga tänuväärne töö, õpetaja töö. Aga sa töötasid õpetajana ja mis hetkel tuli see idee oma ettevõtte luua? Tegelikult see nagu sündiski täiesti niimoodi orgaaniliselt, mul on 2 ettevõtet praegu, see esimene siis see vanem ettevõte, et ma sain lapse, siis ma hakkasin temale mingeid riideid ja asju tegema ja siis inimesed mingi, et tee mulle ka ja siis ühel hetkel, kui mu erakontole tuli lihtsalt mingi ülekanne salli eest, ülekanne mütsi eest, ma mingi et see vist ei ole väga okei, et ma peaks midagi vist ette võtma ja siis see ettevõte nagu saigi asutatud. Aga teine ettevõte nüüd, mille loomisest on umbes vist 2 aastat nüüd, oli rohkem selline nagu plaaniline, ehk siis see Kuut nagu selline koolituskeskus, kuna esiteks selle jaoks läks vaja sellist suuremat investeeringut, ehk siis ma pidin natuke läbi mõtlema neid asju ja ei saanud võib-olla nii nagu orgaaniliselt sellele läheneda. Et jah. Ja mida see ettevõtlus sulle andnud on üldse kogu karjääri teekonnal? Põhimõtteliselt see on andnud mul seda, et ma võin teha ükskõik, mida ma tahan. Väga hästi siis. Ja nagu ma alustasingi nendest mütsidest ja sallidest ja öökullidest ja praegu mu töö on see, et ma võin mingit tootefotosid teha, kui ma tahan, ma võin YouTube videosid teha, ma lihtsalt mõtlen, mida ma tahan, siis ma ütlen, et ma tahan seda teha, kes tahab mu teenust osta, siis palun ja ma saan seda teha. Nii et see on nagu hästi äge, et sa saad kogu aeg areneda ja sa saad ennast proovile panna. Mulle hullult meeldib uusi asju õppida ja nagu kogeda ja ma arvan, et ma tüdineks ära, kui ma siiamaani teeks ainult mütse ja salle. Nii et see on olnud hästi-hästi äge. Alguses ma tegingi reaalselt kõik tooted nagu õmblesingi ise. Tegelikult üsna pikka aega, alles 2 aastat tagasi tuli mulle õmbleja, kellelt ma ostan siis nagu teenust sisse, kes mingil määral ma teen osad asjad ikkagi nagu ise ka, aga tema nagu hästi-hästi palju aitab mind ja see oli ka siuke märgiline koht võib-olla, kus nagu nägid, et su ettevõte nagu areneb või ega mul on siiamaani suht keeruline öelda selle kohta ettevõte, lihtsalt, et see on mu hobi, millega ma tegelen, et ja. No üldiselt me kutsumegi endale siia külla karjäärimudijaid, täpselt nii nagu see sõna ütleb, et inimesed, kes oma karjääri mudivad, siis on ju, et teha kogu aeg seda, mis neile meeldib, et kui sa tüdinedki ära, sa astud järgmise sammu edasi. No sa oled samamoodi nagu nii-öelda erinevaid töölõike või siis erinevaid valdkondi puudutanud, aga kui sa peaksid ennast nagu ühe ametiga defineerima, siis kuidas sa üldse nagu ütleksid, et umbes kui inimene tuleb, ütleb tere, ma olen juuksur, siis mis sa vastu ütled? Üks põhjus, miks ma õpetajal on see, et ülihea on öelda, et ma olen õpetaja, siis kõik lihtsalt mõistavad, sellepärast, et kui ma vanamale ka lihtsalt räägin ma teen nagu mingit reklaame, vaata. Ei, no ma ei ole sind küll TV3-s näinud. Ja siis ma et tänapäeval see on nagu muutunud, vaata, et sa saad nagu vanamal lihtsalt ühe jumala koos jälle. Õpetaja lihtne. Ja, ongi ütled alati, ma olen õpetaja, ja siis kõik on veel nii supportive, ka nii tubli oled nagu. Mul on hea näide, kui see eelmine aasta see karantiin nagu siis läks lahti ja siis me osalesime kogumispäeviku sellisel toidu väljakutsel, et kuus siis kulutasime nädalas 50 € toidule perega. Ja siis Delfi kirjutas artikli, disainer Anna Luter kuulutab nädalas toidule 50 €, siis tavaliselt ma ei loe neid kommentaare, aga ma isegi ei mäleta, miks ma nagu lugesin neid või nagu nägin sealt mingi paari kommentaari, siis seal olid umbes selles mingi issand, kus nüüd Lillek hakkab mingi elama ja mingi issand, mingi avastab siin asju ja nagu hästi halvustavad, vaata, et nagu oi, mingi disainer, mingi endal ise sööb kalamarja ja mingid sellised asjad, on ju. Siis, ja siis oli minu see blogitekst nagu refereeritud seal, siis kirjutas Maaleht artikli, õpetaja Anna Luter kuulutab nädalas toidule 50 €, refereeris samad blogiartiklit ja all oli kommentaari mingi issand, kui tubli, vaata, nii eeskujulik ja mingi nii hea eeskuju kõigile, et see on lihtsalt väga hull, kui tugev on sõnajõud ja kui palju on eelarvamusi maailmas.
eriti kui ongi nagu kaks, noh, kui sa panedki nagu disainer ja õpetaja nagu kõrvuti, ja kui sa ei räägi isegi, mis seal disaineri taustal on, et kui sa võib-olla ütleksid, et nagu käsitöö disainer, et siis ka on kohe siuksem nagu leebem, on ju, aga kui me mõtlemegi, kujutame siin endale ette neid suuri uhkeid disainereid, siis paratamatult tekib eelarvamus, aga noh, tegelikult ega ju see ei ole ka päris neil stabiilne, neil on praegu ka vaadata, mis nad ju räägivad, et kui nüüd see vabariigi aastapäeva pall ära jääb, jaa. et ei tasu arvata, et nad kalamarja söövad. Noh, kindlasti osad söövad, aga ma arvan, et see üldse ei sõltu nii palju ametist, et pigem ongi see suhtumise küsimus ja kuidas sa oma rahaga oskad ümber käia. Aga õpetaja ameti juurde minnes, mis on seal sinu nii-öelda suurimad väljakutsed või üldse nagu, kui sa peaksid sellest tööst natuke rääkima? No ma õpetan peamiselt käsitöökodunduse ainet, aga kuna meil on väike kool, siis ma annan ka veel informaatikat ja inimeseõpetust olen ka vahepeal siin andnud. Aga ma tean, et kui paljud tulevad kuuti, siis on mingi, issand, ma õmblesin viimati nagu käsitöötunnis, vaata, ja mul tuleb külmavärinad, kui ma näen, siis hakkavad rääkima, kuidas nad mingi petsid seal oma õpetajat ja mingi, see on lihtsalt kogu aeg mingid sellised jutud. Ja mina olen nagu võtnud oma ühe eesmärki nagu õpetamisel, mitte seda, et nad peavad selgeks saama, kuidas ketti heegeldada, kuidas kinnissilmust teha, vaid see, et neil ei tekiks nagu mingi külmavärinad, kui nad käsitöö peale mõtlevad, sest tegelikult praegu maailmas on nagu YouTube igast erinevaid õppimisvõimalusi, raamatuid, kui sul tekib tunne, näiteks sa saad lapse ja sul tekib tunne, et sa tahaksid tal kududa, et sa mingi mõtleksid, ma nagu koolis proovisin ja et vaatan korraks YouTube'is, et kuidas see käib. Ja siis sul tuleb see nagu meelde, mitte et sa mingi, issand, mingi koolis proovisin, ma ei saanud sellega happama, mu ema tegi valmis, ma sain ikka 3 nagu, et minu suurim eesmärk ongi see, et inimesi nagu mitte niimoodi hirmutada selle käsitööga, vaid pigem anda neile mingi kogemus, mingi tunnetus erinevate töövahendite, erinevate materjalidega ja alati on võimalus juurde õppida, juurde kogeda, aga et neil tekiks see soov siis seda kunagi teha. Ja õnneks nagu praegu Eestis see õppekava on ka hästi palju muutunud või ainekava käsitöö ja kodunduse valdkonnas, mis varem nagu oligi keskendunud sellele, et meil ongi vaja nagu kampson kududa, mis on nagu crazy lihtsalt, kui mahukas see asi on, nagu ma pole isegi elus ühtegi suurt kampsonit valmis kudunud. Aga praegu ongi pigem see, et nagu anna võimalus erinevaid materjali, erinevaid uusi tehnoloogiaid kogeda ja see nagu avardab seda maailmavaadet palju rohkem ja sellist käelist tegevust ka. Mul kooli ajal ka väga see tund meeldis, seal meil oli, see klass oli alati kuidagi mõnus ja me, siuke, et lobised, et täiesti siukse teise atmosfääriga. Aga mis mul ka vahel, kui mõtlesin, et okei, et lähen vanama juurde, et äkki vanama teeb soki lõpuni või midagi. No ei saanud teha, sest et tema siuke nagu siis käekiri oli hoopis teine ja me kudusime hästi erinevalt. Et siis ma nagu pidin ka kõik asjad ise ära tegema, aga ma tunnen ka, et vahel nagu tekib mingi igatsus, aga nagu tänapäeval kipub see, et sul võib see mõte olla, aga et sinna nagu kätte tegudeni jõuda on suht raske nagu aja ja nagu kõige osas. Jah, aga räägime natuke õppetundidest, mis see õpetajaamet on sulle toonud. Mingid põnevaid teiku? No eks lapsed õpetavad omamoodi nagu kogu aeg lihtsalt ja nalja saab väga palju aga võib-olla, mis on nagu kõige praegu keerulisem, mul just paar päeva tagasi tõusis ka hästi aktuaalseks selline kiusamise teema lapsevanemate poolt, et nad lihtsalt lahmivad nagu nii palju kuulamata õpetaja seisukohta. Praegu ma olen üldse tähele pannud seda, et noored on hästi nagu eneseteadlikud ja neil on nagu iga asja kohta nagu oma arvamus ja kohati on nagu, või no mis on äge on ja selles suhtes, et nagu mäletan, ma vanasti nagu reaalselt ma ei julgenud mitte midagi öelda. Aga mõnes mõttes võib-olla äkki me ei peaks alati nagu võtma kõiki tõepähe, mida esimese klassi õpilane meile räägib, kui ma jälgin neid, kui palju nad tunnis kuulavad ja siis pärast nagu teeb mingi testi või küsid neid suuliselt, neil ei ole nagu mingi 2 asja meeles, ühe ütlesin tunni alguses, teise tunni lõpus ja ma rääkisin umbes mingi täiesti eri asjadest ja siis nad panevad selle lauseks kokku ja siis kui lapsevanem nagu võtabki seda mingi täiesti faktipõhise asjana ja liigubki ministeeriumisse, siis mul on lihtsalt õpetajana selline tunne, et nagu ma üritan su last nagu nii palju aidata, kui ma oskan. Tule küsi mu käest, nagu, mis meil tunnis juhtus või nagu, miks sa nagu lähed kuhugi mingi teisele kaebama, et see tundub minu jaoks lihtsalt nii absurdne. See on see teema, mis minul paneb kogu aeg lihtsalt vere seest käima, sest et ma olin ise ka nüüd sügisel andsin majandust täiesti sellises eksprompt korras 11. klassile õnneks ja gümnaasium on minu arust nagu nii palju mõnusam, sest et sa ei peagi nende vanematega olema seotud, aga mis, mind on alati minu vanad õpetajad kooli ikka kutsunud, on ju, et tule ikka ja et see on ka sinu teema. Ja siis ma ütlen ka, et nagu, et ma ei tea, et nagu mingi plokk on ees ja siis nad ütlevad ka jah, et
et ega lapsed ei ole hullud, et lapsevanemad on, et sa pead kasvatama endal selle naha, et toime tulla ja kõige nagu kurvem selle juures ongi see, et loomulikult tekib muresid ja probleeme, no me ei saa ilma mingite konfliktideta, kas laste vahel või õpetaja lapsevanemate vahel, aga ongi see, et sa ei kirjuta enam esimesena sellele õpetajale, kellega see seotud on, vaid sa kirjutad nagu alates direktorist kuni siis edasi. Et see on nagu nii absurdne, ma ei saa aru nagu, et noh, et need õpetajad ju tahavad head ja siis kogu aeg on nagu mingi häda, et ma isegi tean selliseid lugusid, kuidas kui lapsed on väljaspool kooli halvasti käitunud, aga on kuidagi nagu ikkagi kooliga seoses nagu see teemaks võetud, siis vanemad on nagu õpetajad süüdistanud, aga tema peaks ju kasvatama ja selgeks tegema, et nii ei ole sobilik teha, siis ma olen lihtsalt mingi, mida nagu, kust see tuleb? Ja see on päris karm. Aga samas on nii palju võlu ka, on ju. Ja samas on hästi toredi lapsevanemaid ka, kes nagu toetavad, aga nagu Eesti vanarahvus on väga targalt öelnud, et tilk tõrva meepotis nagu rikub terve selle meepoti, et paraku on niimoodi, et või noh, see halvem pool jääb ikkagi kuidagi pinnale ja nagu tõuseb rohkem esile. Aga kuidas sa üldse tunned, väga palju on ka spekuleeritud sellel teemal, et kas nagu õpetajalt, et võetakse õigusi aina vähemaks, et kuidas sa üldse seda tunned, et kas õpetaja sõnaõigus hakkab nagu täiesti ära kaduma, mis tekitab ka tegelikult neid probleeme, et enam võib-olla ei ole õpetaja nii suur nagu autoriteet, noh, heas mõttes, mitte nagu füürlase klassi ees, aga... Ja ei, ma tunnen küll seda, et õpetaja ei ole klassi ees enam autoriteet, aga mõnes mõttes nagu kuna sa rääkisid ka sellest, kuidas käsitööklassis ongi alati veits siuke teine vibe, on ju, et siis mina nagu võib-olla nii väga ei tunneta seda, sest mul ongi kogu aeg seal väike möll ja nagu inimesed räägivad ja see ongi väga okei, sest nad tunnevad ennast hästi nagu seda asja tehes, on ju. Aga samas ma kujutan ette, et sa ei saagi matemaatikat anda niimoodi, on ju, kui igaühel on mingi väike chill seal kuskil nurgas, et see oleks nagu mõeldav niimoodi. Aga selliste loovainete puhul on minu meelest pigem ongi vajalik see, et õpetaja on nagu sinu paariline, kes aitab sind mingis asjas, mitte kui see, et ta on nagu sinu juht ja nagu selline füürer on ju, et see on nagu väga halb, sest sa ei julgegi mitte midagi teha, sest sa kardad selle füüreri ees nagu eksida. Ehk siis jah, et nagu loovainete puhul on nagu natuke võib-olla, et see teistmoodi, aga mis muidugi ei tähendaks seda, et seda autoriteeti nagu ei peaks olema. Ja ma näen tegelikult seda, et enamus õpilaste puhul ikkagi nagu see on ja töötab see, kuigi mõnikord on üsna nagu enda jaoks ka nagu ootamatu, kuidas nagu mingid vanemad õpilased ka nagu sinatavad kohe, et nagu ja siis sa mõtled, et ma olen vist mingi iidsest ajast, et miks see häirib mind või nagu, aga siis on endal ka nagu seda, eriti ma mäletan, kui ma kooli tööle läksin, ma olin vist mingi 19 siis või 20 ja ehk siis nagu need, kes mingi 9 lõpus, need mingi 16 on ja mingi 3 aastat vahet, enamus õpetajatega mul oli rohkem vahet. Ja siis oli, kui ma julgen näiteks õpetajat tuppa minna, sest seal olid minu nagu mingi vanemad õpetajad lihtsalt, siis mul oli nagu mingi ja ma hängisin lihtsalt kogu aeg klassis vahetund ja siis tunduski, et ma saan nagu õpilastega paremini läbi kui seal õpetajatega. Aga nüüd nagu aastatega see on ikkagi muutunud väga palju ja mul on üliägedad kolleegid ja nagu toetavad, nüüd ma lähen igal võimalusel õpetajat tuppa. Aga oligi nagu raske seda piiri tõmmata, et siis nagu okei, et kas me oleme siis sõbrad, nagu ma ei osanud nagu, ma ei teadnud vist, kas ma olen isegi, siis ma ei teadnud, milline õpetaja ma tahan olla ja siis täiega mõtlesid, et kas sa tahad nüüd see sõbravend olla või siis sa tahad siuke karm vend olla või siis sa tahad vahepealne olla ja siis nagu ei teadnud nagu seda, aga nüüd ma pigem olen ikkagi sellise nagu tee valinud, et ma olen nagu üsna niimoodi välja peetud seal koolis, et ma nagu ei semutsa niimoodi nendega, ma ei võta neid enda Facebooki sõbraks, aga midagi sellist, aga nagu samas ma ei ole ka nagu väga karm, et seda loovuse osa nagu niimoodi hoida ja minu tunnis on väga okei rääkida ja... No ma üritasin alati selgeks teha, et kui me oleme siia juba tulnud, siis kasutaks seda aega mõistlikult ära. Et ma usun, et meil kõigil oleks midagi paremat ja targemat teha, aga kui me juba oleme siia tulnud hommikul vara ärganud, et ta oleks et ma võib-olla olingi mingi, et kui nad hakkasid seal hommikul mingid muud asjadega tegelema, siis ma ütlesin, kuigi ta oleks võinud mulle kirjutada siis ju. Ma ei oleks tundnud ka või et nagu, mis ma siin oma ette räägin. Et... Aga kõige selle põneva kõrval oled sa veel ka raamatu kirjutanud? Jaa, 3 tükki lausa. 3? Räägi natuke sellest, kus need ideed? Tegelikult see esimene raamat sündis jälle nagu täiesti põhimõtteliselt saunalaval. Kus ikka need head ideed tulevad? Ma olin oma vanemates saunas ja meile tuli külla üks sugulane, keda ma ei olnud üsna mitu aastat näinud ja tema ei olnud mind ka näinud ja ta oli mingi,
mis asja, sa ei olegi enam 3-aastane, ma mingi ei, ma mingi 18 onju. ja siis ta küsis, millega ma tegelen, siis ma rääkisin, ma läksin käsitööd õppima ja siis ta mingi, et kuule, et ta on ühe kirjastusomanik, et meil tuli just üks heegeldamise raamat välja, et kas viitsid selle arvustuse kirjutada? Siis ma mingi, muidugi nagu, sest ma olen 18, ma olen just gümnaasiumi lõpetanud, ma olen maailma kõige targem inimene ja ma hakkan kohe arvustama ja siis põhimõtteliselt oligi, ma sain selle raamatu järgmisel päeval kätte. Ja siis ma mingi, ma teeks selle teistmoodi, seda ma üldse ei paneks, siia paneks selle ja siis ta kirjutas mulle meili, tee siis. Siis ma mingi, okei. Siis ta mingi, esita materjalid mingi 6. juuliks või ma ei mäleta. Mingi, okei. Siis ma tükk aega siis saanud aru nagu, ei julgen nagu rohkem surkida ka seda teemat, et äkki nagu ajan midagi metsa seal onja. Mõtlesin, et vai, et no ma teen ära siis nagu. Ja siis oligi, ma panin materjalid kokku, viisin selleks kokkulepitud ajaks valvelauda. Ja siis põhimõtteliselt oli niimoodi, et ma sain vahepeal mingi paar kõne, et kus nagu küsiti, et mingi, kuule, me ei saa nagu sellest joonisest aru, et kas sa saad seletada, kuidas siin nagu panna täpselt või mis siin on. Reaalselt see oli mingi 2 või 3 kõne ja siis ma läksin Mardi laadale oma emaga ja siis nagu EMS oli mingi, Anna, vaata, mingi su raamat on siin ja ma ei olnud seda mitte kunagi näinud, nagu ma ei olnud seda kujundust näinud. Mingi, what? Ja siis mu raamat oli seal nagu, see oli, kuidas mu esimene raamat sündis. Ja teise kahega oli niimoodi, et need olid natuke rohkem nagu sellised planeeritud ja ma sain kujunduse osas ka hästi palju kaasa rääkida, mis oli väga äge, sest tegelikult mulle selline graafiline disain ka hullult meeldib või nagu ma võiks mingi tund aega nihutada ühte layerit teise peale lihtsalt. Sa oleks pidanud meil siin olema mingi tund aega varem lihtsalt, me oleme terve hommik siin teinud siukest disaini asja, lihtsalt liigutanud, ei oota, värvi tumedamaks, ei heledamaks, kuule oota, siin oleks vaja natuke valgust juurde panna, ei oota, ei, teeme ikka kirja tumedamaks. ja see on totaalne auk lihtsalt kuhu aega panna, nagu lihtsalt ühe mingi kastiga möllad seal. Aga ja see oli siis, ma sain tuttavaks ajakirja Kodu ja Aed kaudu nende peatoimetaja ja toimetajaga ja nemad siis vahetasid mõlemad töökohta, läksid Postimehe kirjastuste, Postfaktum kirjastusse tööle ja siis neil avanes just võimalus mingi raamat teha ja siis nad kohe mingi, kuule, mingi kutsuks Anna Kampa, et meil oli nii hea nagu koostöö. Ja siis meil oligi kohe plaan, et me teeme nagu nagu selles järjeraamatu nii-öelda, et ühe osa ja teise osa. Ja siis me tegimegi 1 aasta jooksul 2 raamatut ja see oli ka nagu mega äge kogemus. Ma tegin kõik fotod ise, seal on mingid käelised joonistused vahepeal, need tegin ise, mida siis aitas meile toimetaja, muidugi toimetas tekstid ja siis joonestaja aitas nagu teha siis need joonised arvutust, et seda ma ei oska ise. Väga mitmekülgne. Ja kas sa tead ka, kuidas nendel raamatutel läinud on sul väike fännibaas, küsivad autogrammi? Ma tean seda, et need on praegu nagu välja müüdud, et võib-olla mõnes raamatupoes on lihtsalt mingid üksikud eksemplarid alles, aga ma ise tahtsin ka osta endale kuuti nagu mingi hunniku neid ja siis ma ostsin kirjastusest viimased mingi 9 ja 13 tükki ära nagu ja siis ütlesin, et need rohkem ei ole. Nii et selles mõttes tundub väga hästi, aga alguses tegelikult nende müük ei läinud üldse väga hästi, sest et see hind tuli üsna kõrge. Ma just nägin seda raamatu toimetajat nüüd mingi 2 nädalat tagasi vist ja analüüsin, mis see nagu probleem võis olla ja siis ta ütles, et ta ise nägi ja siis see projektijuht meil nägi, kuidas inimesed pildistasid seda raamatut nagu poes, ehk siis nagu see hind oli kõrge, nad võtsid need ideed, vaata, teed pildi nagu, sest praegu raamatupoodides on ju nagu $0 või noh, nagu kõik, see on väga okei, et sa nagu hängid seal ja loed ja vaatad ja siis sa teed omale selles mõttes pildi ja siis sa ei osta seda raamatut, aga sa saad nagu teha neid asju ja siis oligi, rääkisime, et oleks võinud võib-olla kilesse panna, et ei oleks saanud nagu sirvida ega nagu lahti teha. Et jah. Aga kuhu sa näed üldse ennast edasi arenemas, et sa oled juba nii palju asju teinud, erinevaid nurki selles valdkonnas proovinud, et mis sinu selline unistuste amet või töö või noh, kuhugi sa näed ju ennast veel liikumas? No praegu mul on selline üks äge unistus, mis mul on olnud juba väga kaua aega, ma tükk aega ei julgenud seda isegi sõnastada, aga nüüd ma olen selle juba paarile sõbrale välja öelnud, et ma tahaks teha nagu sellist telesaate formaadis ka nagu käsitööga seonduvat ja sisekujundusega seonduvat mingit projekti, aga ma veel ei tea nagu mis nurga alt või kus ma sinna jõuan, aga see oleks just midagi sellist, et nagu selline makeover on the budget, ehk siis sellise väikese eelarvega mingi ruumi ümber kujundamine
koduste vahenditega, midagi Oi. sellist. see on ju väga põnev . ma arvan ka, Vaataks küll. populaarseks ka läinud, Mhm, sest jah. et juba ju räägitakse nii palju aina noorematele, et umbes oske vanad korterid ja tehke korda ja müüge maha, et hea võimalus ka, kuidas investeerida, aga kui telekanal ei võta, siis Youtube'i, miks mitte ju. Et aina rohkem ma vaatan ka, hakkab tulema neid nii-öelda kodude makeoverite kanaleid, et näiteks just see kodukootud, mis Lauri Pedaja oma kihlatuga teeb, hästi tore nagu suur maja ka, et hästi põnev saab olema jälgida, et noh, see on lihtsalt see, mis ma ise praegu silma peal hoian, et tohutult põnev on vaadata, et isegi kui ise ette ei võta, siis inspiratsiooni, nii et tee ära, meie hakkame vaatama. jaa, absoluutselt . minu lemmikud on need , kuidas ostetakse mingi X mööblitükk , mis sa vaatad , no sellest küll asja ei saa . ja siis nad panevad selle after pildi ja on täiesti nagu nii ilusad asjad tehakse valmis , et see on ikka oskus omaette täiesti . nii et nüüd sa oled selle siin kõvasti välja öelnud, nii et nüüd ei ole enam kuhugi taganeda. Taganemist ei ole . aga kes on sinu suurimad eeskujud olnud ? see on väga keeruline küsimus . Ma ei ole üldse nagu, kui võib-olla tavaliselt tüdrukutel on teismees ikka olnud mingid lauljad vaata või mingid siuksed asjad, siis nagu tuntud käsitöölisi vist ei ole, on ju. ja nagu ma olen üsna selline, mind ei ole nagu kunagi selline popmuusika niimoodi paelunud ka, et ma reaalselt ei tea eriti mingi popartiste ega mingi filminäitlejaid ega mitte midagi sellist. Aga nagu ma arvan, et mu isa ja ema on mulle alati hästi suureks eeskujuks olnud, sest et mu isa ka nagu on traktorist elukutselt või õppinud nagu mehaanikuks, aga peale seda, kui me siis kolhoosidest nii-öelda vabanesime, ta on nagu freelancer olnud või tal on oma nagu ettevõtted olnud, tal vahepeal olnud töölised, vahepeal mitte ja ta praegu lihtsalt, ma isegi ei tea, millega ta tegeleb, ta lihtsalt tõuseb kell 11 ülesse, jalutab oma mingid krundid läbi, kütab ahju ja siis läheb kell 4 sööma, mida emps on teinud ja siis ma mingi Unistust elu. et ja noh, selle juures ta saabki nagu teha kõike seda, mis talle meeldib, ta on samamoodi tegelenud üsna nagu selles oma valdkonna sees üsna erinevate asjadega, nii et see on hästi inspireeriv olnud ja samamoodi ma võin tema kohta öelda, et kui sa tunned mootori ehitust nagu raku tasandilt, siis sa võidki minna ükskõik kuhu, sellepärast et sa tead täpselt, mis seal toimub ja sa lõpuks võidki olla juht, sest sa tead, mis toimub sees. nii et selleks, et elada sellist elu, nagu sa tahad, et lihtsalt käid ringi, vaatad oma territooriume ja sööd päevas 3 korda, ei pea olema mingi IT-ettevõtte juht, võid olla ka lihtsalt traktorist, pead lihtsalt tegema seda, mis meeldib, et siis sa jõuad ka kuhugi. Need on täpselt siuksed ametid, mida on alati vaja, kunagi otsa töö ei saa tegelikult, et tasub õppida siukseid asju ka. Jah, ja selle jaoks me seda podcasti ka teeme, et kas või see õpetajamet ja tegelikult käsitööga tegelemine, et nagu sa ütlesid, et umbes poplauljaid sa ei tea, on ju, kindlasti kui oleks keegi siuke mingi hullult tuntud äge mingi käsitööline, kes on siuke nagu popikooni staatuses, siis ma arvan, ta oleks olnud, aga neid inimesi ju võib-olla ma olen lihtsalt valdkonnast nii eemal, no mina ei oska küll mitte kedagi öelda. Ma oskakski öelda Anna Lutter, on ju, kui keegi küsiks nüüd mu käest, on ju. Aga ega varasemast ajast, nii et kunagi võib-olla vestleme siin 15 aasta pärast äkki ka mingi käsitöölisega, siis tema saab öelda, et Anna Lutter on tema eeskuju olnud. Lugesin kõik ta raamatud läbi. Ja käisin ta klassis ka veel. No see läks eriti uhke. Nii, aga räägime võib-olla tunnustustest ka sinu karjääriteekonnal, et mis need on olnud ja me ei mõtle ainult, ma ei tea, suuri karikaid, vaid mõnikord on mõni inimene, kes sulle väga kallis on või oluline, ütleb sulle midagi, mida sa ei oleks oodanud või ükskõik mis tunnustused? Tegelikult ma arvan, et üldse millest nagu ma olen üsna nagu mingi tagasihoidlik enda arvates nagu olnud juba lapsest saadik. Mingis näidendus ka mind pandi arglikukeseks mängima nagu seal 7. pöialpoisis, et ma ei ole nagu julgenud eriti esineda ega midagi sellist teha, aga ma isegi ei tea, kus see julgus tuli, et aastal 2015 äkki, kui ma nüüd ei eksi, saata enda kodupildid kodu- ja aedajakirja siis aasta kodukonkursile. Me olime sinna mingi 6 kuud tagasi sisse kolinud, meil oli me ostsime nõukogudeaegse korteri ja me tahtsime välja vahetada kõik juhtmed, aknad olid vahetamata, peaaegu 70 ruutune korter ja meil oli eelarve 8000 eurot.
kõige selle tegemist, pluss nagu meil ei olnud nagu ühtegi mööblieset ka ega mitte midagi. Tundub realistlik. ja siis ühesõnaga kuidagi me selle valmis tegime, enamus valikut käis niimoodi mingi, et kus pistikud on, milline kõige odavam on, vot mulle meeldibki see praegu, et nii oligi aga ma siis saatsin need pildid sinna ja me võitsime nagu peapreemia ja see oli nagu tegelikult tagantjärgi vaadates ma täpselt ei saa ka aru nagu, et mina võisin ju nagu 21 seal olla, aga need, kes hindasid žürii, nemad olid ju nagu täie mõistuse juures nagu täiskasvanud inimesed, et mis nagu neil seal peas toimus või nagu miks me selle võitsime. Aga see nagu avas nii mõnegi tee või nagu kuidagi tõi tähelepanu ja nagu ise tundsid ka, et mingit ma siis nagu tegin midagi õigesti. Sellel hetkel see tundus muidugi jumal normaalne, sest mul on kõige ägedam kodu üldse. Aga lihtsalt kui sa tagantjärgi vaatad, et kes siis said seal mingeid muid preemiaid või nagu mitte seda peapreemiat, vaatan neid nagu kodusid ja majasid ja meie saime oma selle korteriga, et no ma ei tea. Et see oli selline nagu äge võit, aga tegelikult praegu ma ei tea, mulle nagu kõige rohkem meeldib see, kui ma olen ise rahul sellega, mida teen. Ma tean, et see kõlab nagu nii klišeena, aga ma ei vaja näiteks üldse, et direktor ütleb mulle, et mingi et üli tubli. Pigem mul on täiega piinlik lihtsalt, et kui ta mingi ütleb mingi et Anna sai nüüd sellega mega hästi hakkama. Ja siis ma mingi aga mu kolleegid saavad nagu palju rohkemate asjadega hakkama, nagu miks, nagu ära ütle, mul on nii Mark, ma ei ole tegelikult üldse nii palju panustanud, kui ma peaksin, nagu mul hakkab mingid süümekad tulema. Aga siis mõnikord, kui ma tunnen, et ma teen mingi kliendi töö hästi ära, siis ma nagu lihtsalt endale mingi high five nagu ja siis teed ära ja siis see nagu läheb mööda ja isegi mind väga nagu äge on, kui seal piltide all või kuskil nagu kommenteeritakse, et äge asi, aga mind nagu ei kõneta need enam üldse nagu nii palju kui vanasti või ma tahan, et ma ise rahul oleks. Nagu, ja ma olen teinud ka mingid töid, millega ma ei ole rahul. Ja kuna aeg surub tagant, siis sa mõnikord ei saa neid uuesti teha, kuigi tegelikult sa tead, et see on nagu nii kohutav, et sa peaksid selle kohe uuesti tegema. Ja siis, kui nagu inimesed sinna alla ka kirjutavad mingi, et kuule, mingi üliäge, siis mul on lihtsalt ülihalb tunne. Nagu reaalselt see on nii... Sa oled liiga karm endaga võib-olla? Ei, ma arvan, ma olen õiglane endaga. Nii, jõuame müütide juurde. Jaa, meil on siia lõppu selline müütide blokk, kus me siis oleme ise mõelnud sinu ametikohta, siis mõned müüdid, aga võib-olla sa alustad hoopis ise, mis sa arvad, mis on kas siis käsitöölase või õpetaja kohta mingid müüdid, mida sa võib-olla ise kohanud? No esimene müüd kindlalt on see, et kõik arvavad, et ma teen oma riided ja laste riided nagu ise mingi. Ma isegi ei mäleta, millal ma nagu enda jaoks midagi õmblesin või mingi, kui mehel läheb mingid püksikad, kes ta peab need ise ära parandama, sest et nagu ta ei viitsi oodata nii kaua, kui mina need võtan ja need ära parandan. Ehk siis tegelikult, kui sul on juba ettevõte läinud nagu niimoodi suuremaks või nagu rohkem käima, siis sa tegeled mingite arvetega, materjalide hankega, ma ei tea, kujundamisega, reklaamide koostamisega ja sul ei olegi aega nagu tegeleda käsitööga. Nüüd, kui ma tegin enda selle aasta nagu plaani, et mingid eesmärgid, siis ma kirjutasin sinna, et ma tahaks rohkem midagi ise teha, sest ma reaalselt igatsen seda, et nagu mõnikord mingi õpilane tuleb mingi õpetaja, mul siin nagu jooksis varras kokku või et ma ei saa nagu edasi kududa ja siis mingi ma hakkan seal kudumas mingi õpetaja, anke nüüd tagasi, sorry jah, sest et nagu nii mõnus on lihtsalt nagu mingi kood seal rahulikult edasi. Ja siis ma mingi, okei, ma võin ju iga õhtu võtta need vardaka kätte ja nagu kududa seda, aga nagu sa ütlesid, et ongi see, et mingi ikka mõtled mingi, tegelikult ma vaatan telekat või mingi lihtsalt nagu puhkan. Aga no teleka ette oleks tegelikult hea võtta, et lõpuks see ju tuleb automaatselt, et sa ei peagi muidugi, ju nii palju. Ja. Aga kindlasti teate ka seda, et kõige raskem teekond ongi selleni, et kas sa paned tossud jalga ja lähed sealt uksest välja või siis võtad need vardad, on ja. Et muidugi, kui need lõpuks käes on, siis on nagu üli hea teha. Pluss käsitöö juures minu meelest üks hästi nagu keeruline koht on see, et ongi alguses see disaini küsimus või nagu isegi nagu ma arvan, et võib-olla disain on liiga selline tugev sõna selle jaoks, aga see, et sa nagu kavandad selle või mõtled selle asja välja. Ehk siis, kui ma hakkan kinnast tegema, siis tegelikult nagu, kui te mõtleksite, et te peaksite praegu kinnast hakkama tegema, siis kust alustada, et te peate tegelikult hästi palju arvutama, tegema mingi tööproovi, et mitu silmust sa paned sellele nagu ümbermõõduks, mitu silmust sa üles lood, mis see muster on, et see võtab tegelikult päris palju sellist pealehakkamist ja nagu planeerimist, pluss äkki sul ei olegi enam neid vardeid, sa pead minema neid ostma. Nii et selles mõttes käsitöö nõuab kavandamist. Kui sa oled juba selle töö poole peal, siis see on nagu lihtne, et sa nagu lihtsalt lõpetad, teed selle töö ära, aga see, et sa võtadki ette ja kavandad ja mõtled, see on nagu keeruline. Või siis sukest klassikalist lapse salli kood on ju, et hakkad lihtsalt ühest otsast pihta ja
kood nii kaua, kui viitsid ja see on selline pikk ust lihtsalt. jaa, ei nagu minu meelest on okei vahepeal seda ka lihtsalt rahustuseks teha nagu selles mõttes, sul ongi üks rahustus, mingi sall või pleet seal on ja mis on muidu tundub nagu hiiglaslik töö, aga kui see ongi su rahustussall ja sa teed kogu aeg, sa ei pea mõtlema, mitu silmust sa teed, hästi lihtne muster, et see on väga okei. Mul on endal ka neid rahustuspleedikesi väga palju olnud. no pleedike vist on juba suurem töö. Oleneb, kui suure lõnga ja vardud sa võtad, kui siuksed jämedad, siis läheb üsna tegusalt edasi. ja vahepeal oli ju popp see hästi suur, see ja see trikotaaž, see, ja. Aga sellega on tegelikult üsna keeruline teha, sest et tundub jah, et hästi kiirelt läheb edasi, aga see on üliraske. Nii kui sa kood või heegeldad, siis seda näiteks mingi 45 minutit järjest tegelikult su ranne hakkab päris hullult valutama. No sa ise juhatasid nüüd ühe müüdi sisse, mida me ise kirja panime, oli see, et käsitöö on hea teraapia. Ja kui sa nagu oskad seda ja kui sul on see õppimise kõverjoon nagu läbitud, sest see on alguses üsna vaja. Nagu me teame, ükskõik kasutame mingit uut videoprogrammi, siis alguses sa kirud ja sa ei saa mitte midagi aru ja kui sul on see selge, siis nagu see on nii lihtne, sa paned selle lihtsalt kiirelt kokku nagu loogiline ju. Aga kõikide asjade puhul see õppimise kõverjoon on üsna valulik, aga kui sul on see selge, siis see on tõesti teraapiline. Aga ma võin tuua näite oma õest, kes on minust alla aasta noorem. Me elasime ühes toas väga kaua ja ta lihtsalt vihkab käsitööd. ja ta ei oska mitte midagi teha ja ta ei saa aru, kuidas see rahustab ja need inimesed on väga erinevad. see võib päris vihale ajada, ma võin omast kogemusest öelda. nii, aga meil on siin veel üks selline müüt, et tänapäeva noored ei huvitu käsitööst. Ma arvan, et neile võib-olla veits ka sellest ettevõtmisest puudu või ettevõtlikkusest ja neil on nii palju võimalusi, millest veel huvituda. Näiteks mingi lumelauaga sõitmine, ma ei tea, YouTube'is mingite videote kokkulõikamine, graafiline disain, mille iganes tegemine veel. Et ma olen tänulik, et mul ei olnud internet isegi nagu väga kaua aega ja kui see tuli, siis said mingi minut aega seal ootasid ühte mingit netilehte, mis see laeb. Et nagu meil ei olnud mingit valikut, mida teha, aga neil on nii palju mingi, kas või mingi trennide suhtes mingi judo, karate, ma ei tea, väiksem polnud kuulnudki siukseid sõnu, on ju. Ja see oli koorilaul ja rahvatants ilmselt, on ju, ja muusikakool ka. Et käsitöölisena jõuda kuhugi nii-öelda tuntuks ja karjääri mõttes edasi peab ikkagi looma oma ettevõtte. Sa mõtled nagu juriidilist ettevõtet? No võib-olla see, et sa pead tegemagi sellest siukse brändi, et sa natuke influencer stiilis. Tegelikult ma tean ka selliseid inimesi, kellele meeldib käsitööd teha ja kes siis ongi õmblejad näiteks. Ehk siis nagu, aga see probleem on see, et nagu nad teenivad lihtsalt palju, nagu piinlikult vähe lihtsalt, sellepärast et nad lihtsalt teevad seda käsitööd, ehk siis nad ei anna sinna nagu põhimõtteliselt lisandväärtust, nad teevad selle nagu töö ära, aga kogu see disain tuleb siis nagu nii-öelda disaineri poolt. Aga ma tean inimesi, nagu, kes on mega andekad ja teevad nagu üliägedaid asju, aga neid reaalselt ei huvitagi mingi, kuidas ma pilti teen, kuidas internet töötab, nagu neid ei huvita. Nad tahavad lihtsalt teha seda asja ja nad on sellega leppinud, et nad peavadki lihtsalt näiteks poole rohkem tootma, kui mina nagu peaksin tootma. Et nad saavadki ainult keskenduda oma sellele asjale ja saavadki päev otsa masina taga õmmelda. Nii et selles mõttes saab, aga siis see on hoopis nagu teine suunitlus või nagu, ja sa pead nagu võib-olla teistsugune inimene ka olema, nagu, et sa tahadki ühte asja nagu teha eluaeg. jah, sa oled oma alast spetsialist tüke. Ja. Aga kui sa peaksid nüüd, kui meid näiteks kuulavad noored, kellel on ees alles siuksed esimesed karjäärisammud, et miks sellist käsitöö suunda valida või milliseid soovitusi ja nippe sa neile jagaksid, et mida see valdkond annab? Minu meelest, vaid teadus on tõestanud, et käeline tegevus on ajuga hästi suures seoses, et kui sa kätega midagi teed või väiksena laod mingit torni, et siis see arendab tegelikult su ajuga või vahepeal lapsevanemad kirjutab mulle ka mingi, miks on üldse vaja seda teha, mingi see on ju täiesti mingi tühi töö, aga tegelikult sa kogu aeg nagu oma motoorikat ja aju ja mõtlemist arendad sellega, et see ei ole ainult see, et me oskame nagu käsitööd teha, et ja käsitöö või selliste asjade nagu päriselt ise ära tegemine, see on mega hea tunne lihtsalt, kui sa oled nagu millegagi päriselt hakkama saanud. Mõnikord mul on ka mingid päevad, kus ma lihtsalt kogu aeg liigutan neid kaste seal või vastan meile ja ma ei saa nagu midagi valmis ja mul on siuke tunne, et ma olen täitsa tühja rapsin päev otsa, kuigi võib-olla tegelikult hästi sisukad asjad sain tehtud, aga see ürgne nagu instinkt, mis inimesel on, et ta peab päriselt nagu midagi tegema, see minu meelest hästi palju avaldub selles. Ja no kui me mõtleme kas või praeguse kriisi näitel, et juuksurid on kinni, poed on võib-olla kinni,
et kui sa oskad endale ise midagi selga hürpi õmmelda ja kodunduses võib-olla peale meeldi enda veel midagi teha, et siis on nagu eluks hästi-hästi vajalikud asjad ja ma arvan, et saad ükskõik kuhu selliste teadmistega minna põhimõtteliselt. Sinult saab veel küsida, et miks minna õpetajaks siis tööle? Esiteks minu meelest õpetajad on kolleegidena üliägedad, vähemalt meil Kurtna koolis on reaalselt nagu megavaimukad inimesed ja õpetajate toas sa saad kohe puid alla, kui sa seal vähegi nukrutsad ja nagu kõik üritavad kõiki rõõmsaks teha ja nagu sellist pahatahtlikkust ma ei näe üldse. Ja pluss lastega on ka alati tegelikult hästi tore ja sa saad nagu kuidas ma üldse Instagrami jõudsin, oli see, et ma olin siis oma esimesi käsitöötunde andmas ja siis kuna minu jaoks on fotograafia hästi oluline olnud, siis ma õpilastelt ka nõudsin kohe mingi et kui te nüüd selle esame valmistate, siis te peate tegema pildi, me rääkisime, kuidas pildistada mingit toodet, et kuidas siis oma loomeprotsess nii-öelda võtta sellest algtasemest nii-öelda lõppu ka, ehk siis loovuse selline tsükkel käib niimoodi, et me nagu mõtleme midagi välja, siis me teostame, siis meil on seal erinevad etapid, aga see lõpeb sellega, et sa jagad oma tulemust. Tihti tegelikult see jagamise osa jääb ära inimestel ja siis sellega tegelikult me nagu katkestame selle protsessi varem, mis võib viia selleni, et me ei tahagi enam nagu teha nagu seda ja me saame nagu halva kogemuse sealt. Ja siis mina ütlesin et pilt peab ka alati olema, et saatke mulle mingi meilile või stuudiumisse või kuhugi, siis keegi mingi, kas Instagrami võib ka saata? Siis või mingi, mitu grammi? Nagu siis nad on mingi Instagrami õpetaja ja siis ma mingi ei Instagrami või siis ma läksin koju, siis ma mingi, mis asi see on nagu mingi, ma olen peaaegu ühe olnud nendega, ma ei tea, mis asi see on, siis ma hakkasin guugeldama, mis asi Instagram on ja ma reaalselt pidin nagu Instagrami tegema ja siis ma järgmine tund mingi, võite Instasse ka panna muidu. et sa saadki nagu alati noortega kaasa, või mitte sa ei saa, sa pead sellepärast, et need lihtsalt tümituvad sära muidu ja sa tahad nagu nendega kaasas käia ja uurida uusi asju, nüüd see on alati väga äge. Nii et käsitöö on kolinud ka Instagrami nüüd. Absoluutselt. Kas võib öeldagi, et sul on ka Instagramis ikkagi arvestatav kogus jälgijaid, nagu öeldakse nüüd nende kohta, et mikroinfluencerid või mingi väljend sinna on nüüd tekkinud, et see on ju ka tegelikult tänu käsitööle, et sa suuresti ju reklaamidki seal ikkagi oma ettevõtte tegemisi. Ja. Või nagu kindlasti minu see Instagrami konto, nagu miks ma seda teen, ongi see, et enda tooteid ja teenuseid müüa. Et kui võib-olla paljud influencerid teevad seda, sest nad lihtsalt nagu toodavad mingit sisu, siis minul on ikkagi nagu, kuigi ma väga loodan, et keegi ei ole sellest aru saanud, sest et see on hästi tehtud sisu, et kui teile tundub, et ma lihtsalt olen selle jaoks, et jagada oma nagu tegemisi ja rõõme, mitte teile midagi maha müüa, et see on parim reklaam, kui ostjale tundub, et keegi ei ole mulle midagi müünud, aga tegelikult mina vaikselt kogu aeg müün. et minu eesmärk ikkagi sellega on nagu reaalselt see minu üks nagu reklaamikanal, millelt ma hoian siis reklaamikulusid natuke kokku, lihtsalt panen nagu oma töötunde sinna sisse. Ja #reklaam ikka nagu Genkal see situatsioon oli seal, et või kuidas sellega üldse lahenes, kui sa oma tooteid reklaamid enda Instagrami alt, kas seal kehtivad mingid piirangud või ikkagi suudad? No tegelikult vist, kui me nüüd täiesti mööda joont lähme, siis ikka peaks panema sinna kui sa, et e-poe link on nagu swipe up, et siis sa peaksid sinna ikkagi panema selle reklaami viite. Aga ma olen ise nagu mitte seda kindlasti teinud kogu aeg ja nagu ma arvan, et ma ei kavatse seda nii kaua ka teha, kui see mingi hästi karmiks läheb, sest see tundub lihtsalt liiga jabur mulle. See natuke teistmoodi asi ikka. Just, aga suur aitäh, et sa tulid, nii põnev on kuulda sellisest ametist. Te avasid meile käsitöö õpetaja ametit, see on väga tihti ei käi ju podcastides. Jah, tihti ongi kuulda, kas mingid ettevõtte loomise või sul on ka see taust ikkagi olemas, on ju, aga just, et keegi räägikski sellest õpetaja ametist või üldse sellest käsitöö valdkonnast, et äkki läheb ka noorte jaoks populaarsemaks, keegi saab inspireeritud. Ennast, nagu me siin enne rääkisime, et keegi tuleb kunagi ütleb, et tema eeskuju oli ka Anna Lutter, et miks ta selle tee valis. Jah, et võib-olla haaravad siis nutitelefoni asemel teinekord need vardad kätte. Väiksed vanaemad kodus diivani peal kõik. Aga praegu toimubki õppimine kõik niimoodi, et nutitelefon on ka ees, sest sa vaatad sealt juhendit, paned nagu aeglase peale ja siis nagu teed seal midagi juurde. Ma ise ka tegelikult enda töös kasutan hästi palju videomaterjali, et nad saavadki nagu ükshaaval vaadata, et ma võib-olla ei jõua nii kiirelt kõigini ja see annab neile kogemuse jälle selle, kuidas nagu ise õppida. Ehk siis nagu võib-olla kogu aeg ei olegi õpetajat nagu seal, aga tegelikult kõik on võimalik ise õppida.
aga saabki siis otsad kokku tõmmata. Aitäh, et sa Jaa. tulid Aitäh. ja aitäh, et meid kuulati, vaadati ja kohtume järgmises episoodis. kohtumiseni.